Tervist, järgmine võistlushooaeg on kohal ja see on olümpiahooaeg, nii et saab väga huvitav olema. Nüüd ootab ees mind 3 päeva võistlusi Põhja-Soomes, mis on tavalised võistlused, mis me oleme iga hooaja alguses teinud. Meil on siin klassika sprint, klassika 10 kilomeetrit ja usu 10 kilomeetrit, nii et pikka juttu polegi. Alustame hommikust. Öösel sadas palju lund vist, nii et vaatame. Oi, nii palju pole. Midagi pole väga. Aga jah, jooks ära ja siis ringutused, suht pime on õues, aga see käib asja juurde. 10.27 on start, selle pärast on veel väljas pime. No okei, siin Olosel või siin Põhja-Soomes on vist kogu aeg pime, aga selles suhtes jah, jooks ja ringutused tehtud, siis võib tuppa minna. Kaameraga teeb valesti igatahes, aga isegi kui hooaeg on uus, siis rutiin on sama, nii et pakute, mis järgmiseks. 2 võikut ja suur kogus putru. Ehk jah, nagu ikka, aga sellest aastast on ka veel AMACX-i asjad, mis loodetavasti aitavad mul natuke kiiremini suusutada. See on siis peedishot, nitraat on siin sees, mis võiks siis aidata. Probleem on see, et see ei maitse väga hästi. Tegelikult ei ole hullu, aga kui midagi peale sööb, aga kord mõtlesin, et võtan niisama. Ei olnud kõige meeldivam. Peale seda chill lihtsalt ootab, ühe peedishoti võtsin veel ja nüüd siis kuskil 1,5 tundi enne starti üritab ennast valmis panna. Ja tegelikult jah. Täna on mul parem tunne õnneks kui eile soojendustrennis tegelikult oli päris halb tunne isegi, kuigi enne seda trennis mul oli räigelt hea tunne. Ehk siis jah, saab päris huvitav olema, milline see tänane võistlus rääkida ei oska enam. Et saab huvitav olema, milline see võistlus tuleb. Number on mul käes juba, 109. Marko stardib minu järgi, ta on 110. Marko Kilp siis, kui täpne olla. Lähme siis staadionile. Ma vahetan telefoni vastu, sest kaamera on nii suur, ma ei jõua seda igal pool kaasas kanda. Aga jah, autoga lähme staadionile ja siis saame suuski testada, nii et lähme teeme seda. No nii, suusad on tegelikult täitsa head, peavad, libisevad. Veits on see, et tunnetuse poolest tahaks, kui ma paarist tõukal lähen, et eest natuke lühemaks. Muidu siin on täitsa ilus hommik ja kõigil käivad testid pooleli. Natuke alla 20 minuti on stardini, läheb keel. Nii, aga viimased tunded ka. Amatöör unustas prild maha, see võts kurb. Vaatame, äkki see on kõrgelt laenata, vaatab. Võib-olla polegi nii oluline täna. Tundus aja. Aga veits on ikka närv sees, puls natuke üleval, aga pigem ma isegi ütleks, et tunneb täitsa okei. Suust tundus hea, peab, libiseb. Nii et ootan seda võistlust, naudin ja jah, vaatame, mis välja tuleb, nii et alustame. Tehtud esimene võistlus, või no ma loodan, et ei ole tehtud. Ma loodan sõnum seda ikka, kuigi ega pean ütlema, et nii head tunnet ei olnud, et tunneks, et kindlasti saan edasi. Oi, kui valus on praegu rääkida üldse. Alati esimene võistlus tõmbas kopsu nii kinni või lahti, vaid isegi mis on raske tunne hingata. Tõus oli väga hea. Vaheldavalt tundsin hästi, aga siin rajal on päris palju paaris. No ma arvan, et see oli parem kui eelmist aastat mul olnud on, aga ikka sükest ulmeteravust ei olnud. Mis on võib-olla okei, ma ei pea praegu tippvormis olema. 2 nädala pärast on Rugaimka, seal võiks juba päris heas vormis olla. Vaatame, mis see tulemus tuleb siis. Ja nüüd toas, kodus hästi edasi. 23. kaotus natuke üle 7 sekundi. Marko 20. Tal on mingi sekund kaotus. Ehk siis teine eestlane ja 4 eestlast said veerandfinaalidesse, nii et täitsa okei. Nüüd ongi kodus väike chill ja sööb, ma ei tea, praegu see on võikut näiteks. Siis vaatab, mis kell täpselt veerandfinaal on ja saab ühe korra veel sõita. Eelmine aasta ma ei saanud, äkki 2 aastat tagasi ma ei saanud siin veerandit sõita, nii et on tagasi tore olla veerandfinaalis olla. Mis meil on siis? Mul ongi tund aega täpselt, no natuke umbes täpselt on stardini. Nüüd ma panen jälle riide ja on aeg minna soojendusele. Mitte enne veerandit nii palju sooja ei tee, aga veits ikka. Nüüd on siis
Ka teine soojendus tehtud, stardini on 12 minutit. Ehk siis vaikselt lähen stardirasse ja saan transpordid jalga. Tunne, ma arvan, et isegi suht samamis enne, et nagu ei ole küll mingi rohkem väsimust või midagi, et siin on mehi, kellega pussida küll, et ma arvan, et tuleb lõbus, aga vaatame, kuna live ülekanne on, siis ma saan reageerida sellele, mis ma tegin, et läheme sinna. Reageerime veerandfinaalile siis ja minu sõidus 3 soomlast, austerlane ja 1 norrakas ehk ma ütleks, et päris tugev sõit isegi. Eelsõitude järgi 38, siis mina siis 23 ja olin siis kõige seal nii-öelda meie vaadates siis paremal reas. Kõige parem võib-olla start ei olnud, aga nagu see tõus mulle meeldib ja ma läksin päris kiirelt minema. Ma vaatasin, mis see Hagola seal teeb. Sain tast natuke ette, see tundus nagu hea, et siis mul on nagu ruumi siin paremale minna, et seal ei räägita, et seal nagu rada kaob ära. Et siis ma otsisin nagu kohta, kus saada ja siit ma jooksin täitsa ilusti ja vaatasin, see austerlane nagu ei surunud väga, sain tema ette ilusti ja vaatasin, täitsa hea positsioon ja enda arust nagu tegelikult ei raisanud üldse nagu energiat, et ma seal kohas tundsin ennast päris hästi. Ja ka siin vaatasin lihtsalt tempot selle Niilo Moilaneni järgi ja vaatasin, kuidas tema sõidab, nii sõidan ka mina. Ja jah, et kontrollisin lihtsalt, üritasin võimalikult palju energiat säästa. Siin ma korra mõtlesin küll, et okei, et tahaks talle tuulde ideaalis minna, aga vaatasin, ega seal ruumi pole. Nii et lihtsalt tegin enda sõitu, üritasin sükest tugevat paaristõuget teha, et liiguks edasi, aga liigselt energiat ei kaotaks. Siis siit läksime kurvi. No siin ongi see, et siis ma olin selle Emil Jeekari kõrval ja võtsin korra laskumisasendi, aga siis tuli õnneks minu poole kurv. Ta läks natuke laiaks, aga siin on see, kus ma tegin siis vea. Et nagu siin, see väga halb ei näe välja, mis ta tegi. Et ma pärast juba võin teile ette öelda, et ma olen natuke kurid selle venna peale, et ta astus mulle ikkagi ette ja see natuke lõi mind rütmist välja. Ja siis ma jäin tahapoole ja ma nägin kõrva, et lähevad inimesed mööda ja nagu siin mul oli nagu väga raske kuhugi minna ka, et õnneks vähemalt see norrakas ei saanud must kohe ette, et siin ma sain talle täpselt veel piisavalt ette ja ta ei saanud must mööda, aga päris kiirelt olin siis teiselt kohalt 5. koha peal ja siin ma ei tea, siin ma juba tundsin ennast suht raskelt, aga siin on näha, ma praegu vaatan seda, ma ei tea, miks ma ei vahetanud rada, nagu miks ma jäin sinna ratta, miks ma ei hüpanud selle norrakale ette ja siin läheb norrakas mööda, mul jääb kerge vahe selle soomlasega, siis need hakkavad seal mingi radu vahetama, ma mõtlen, kuidas minna, norrakas tuli ette, siis ma vaatasin, kui mul on vaja norrakas mööda minna ja täpselt siis, kui ma hakkan vahetama, vahetas tema ka ja kuidagi jäi mul natuke ette, rütm läks hästi, ei pidanud, korra ei saanud pidama ja kohe tuli vahe ja nad olid läinud lihtsalt nagu hetkega lihtsalt, et korra jäin sinna toppama ja juba ma olin põhimõtteliselt kadunud ja ega siit ka tegelikult ei olnudki midagi. Nägin, et ega nad on eest ära läinud, et seda vahet ma kinni ei võta enam. Ma olin eelmise sõite näinud, kus oli siis niimoodi, et 5. kohalt saadi teiseks, sest kõik ees kukkusid. Aga seda ma lootma ei hakanud. Ma võib-olla lootsin, aga ma teadsin, et seda ei juhtu. Ja siis tulin siit sükse mõnusa paaristõukega lõpuni ja vaatasin, et kuidas teised seal ees teevad ja õnneks seal Liekari jäi välja, aga mina tulin kindlalt 6. Aga minu sõidus sai 4 venda edasi, et oli kiire ja tugev sõit, nagu ma arvasin, aga jah, ei tulnud see nii hästi välja, kui ma oleksin tahtnud. Paar sükke taktikalist kohta ja natuke tugevamat paaristõuget. Tegelikult oli sõidetav küll see, aga kuidagi halvasti jäin seal valedele kohtadele. Et jah, sellega ei saa rahul olla. Nagu nii kuidagi rõve tunne on sees. Nagu alguses ma näen, tegelikult see tõus oli ülileba. Ja see ei saanud olla aeglane tõus, sest meilt oli 4 lucky loserit, või tähendab 2 lucky loserit, ehk siis 4 parimat said edasi. Ma tean, et ma ei oska neid veerandfinaali väga sõita. Ma arvan, et vahest on siuke tunne, et teeb agressiivsust puudu. 1 aasta proovisin Rugala agressiivne olla. Läks tegelikult okeilt, aga sain kollase, taheti maha võtta. Ja nüüd vend lihtsalt astub ette mulle. Ma ei tea, kuidas see videost välja näeb.
Aga mul oli siuke tunne, vend tuli täpselt samamoodi nagu mina tegin ja tõmbas nagu nii rütmist välja kuidagi, jäi mulle ette, ma ei saanud kuhugi minna, jäin sinna tahapoole kohe. Noh, okei, muidugi seal oli seda ka, et ma ei jaksanud lõpus väga kiiremini enam. Ja okei, ma oleks võib-olla seal siis võinud juba nagu tugevamini panna, et ma saaks veel ettepoole, aga ma teadsin, et mul oli sisekurv, ehk siis nagu ma väga ei tahtnud seal nagu ees ka veel olla. Ühesõnaga suht segane. Amal CX-Jerry Juice, proovime selle ka ära. See taastumiseks Tour de France'il näen kogu aeg, kui nad joovad. See maitseb hea vähemalt. See maitseb hea. Ma tegelikult nagu suures pildis olen isegi rahul. Nagu võib-olla veider öelda, kui ma veerandfinaalis viimaseks jään. Aga ma arvan, et minek on okei. Ma ei ole kindlasti mingis supervormis. See ei ole kindlasti minu rada. Ruga, rohkem tõusu. Ma arvan, et on rohkem minu rada. Ehk siis selles mõttes ma arvan, et on asju, mille üle olla õnnelik ja mille üle, kus saab veel 2 nädalatel harjutada enne esimest MK-d. Muidugi mingi traktor hakkab tegema. Aigades jah, mul on selline peale ja siis läheme koju. No nii, kiirelt kohe järgmine päev. Alustame siis hommikust. Ma olen hommiku jooksul. Ärkasin mingi 5 minutit tagasi. Ehk siis kuskil natuke alla 4 tunni jääb see stardini. Ja no ikka alustan jooksust. Juba läheb valgemaks, kõvasti valgem kui eile, sest eile oli mul juba, ma ei teagi, ma olen juba söödud ja kõik asjad selleks ajaks. Aga sellepärast, et täna on start hiljem. Ehk siis teine päev. Olose tükikisa 2025 võistlusi. Eraldi stardist 10 kilomeetrit. Mina olen 278 number. 12, 19 on start. Selles mõttes ka see grupp, mis ma tegin, või see kanal, kus ma nagu kõik startlistid, tulemuste lingid, live-ülekannete lingid olen pannud, et see on päris hea. Siis ma panen sinna kõik asjad ja siis mul läheb üli hästi meelde. Ehk siis jah, kes pole veel liitunud, siis skännage seda QR-koodi ja siis saate ka liituda ja olete kursis alati kõigega, mis toimub. Ja vist suht külma, nagu ma panin paksult riidesse, ma väga ei tunne seda, aga tunne on tegelikult okei. Eile õhtul oli küll isegi veits siuke, tegin suuska kuskil siuke 50 minutit ja veits oli küll siuke tunne, et ma olen rohkem väsinud nagu enne magaminekut. Et suht siuke väss oli olla, aga ma arvan, et see on okei, et tegelikult oligi ju ega lõpuks kõige kergem päev ka ei olnud, et ma tegin ju 2 soojendust ja 2 korda 3 minutit maksi, et pluss külm ka ja et see on normaalne. Aga ega rohkem midagi, teen ringutused, et keha lahti saada, liikuma ennast ja siis lähme sööma. Kuna see on võistluse vlog, siis juba oleme selles hetkes, et nüüd ma olen põhimõtteliselt valmis minema välja. Kõik on sujunud okeilt, hommikul vaatasin, kuidas naised suusatavad ja nüüd ongi. Täitsa okei tunnen, juba ootan. Tahaks juba kannatada ja olen mõelnud, kus okei, ma ei tea, mis asi see oli, et mis osadel, kuidas tehniliselt sõidan ja ega midagi. Lähme vaatame, kui külm see 10 kraadi on siis, et kas ta väga külm või ta ei ole või. Ma arvan, et ma panen saapa katted. Test tehtud, seal kõik kiirelt, seal mingi filmi ma ei hakka, aga suusad, ma arvan, päris head. Libis üli hästi, võrdsin enda 2 paari. Üks paar oli täiega palju libedam ja panin natuke pidamist juurde, natuke kindlust tahtsin juurde ja sai, ma arvan, päris hea. Nii et testsuusad on olemas, nüüd siis soojendame. Kommentaar, soojendus tehtud, värgid, särgid, kõik tunne ok. Lähen panen nii, kuidas jaksan ja rohkem polegi. Üritan tehnikat hoida ja nautida. Tavai, let's go. Ja kuna vähe aega oli võistluse alguseni, siis ma ei julgenud pikalt rääkida, et pärast enne starti hiljaks, kuigi see on alati see tunne, et äkki jään hiljaks, kuigi kunagi tüü tavaliselt ikkagi ei jää. Aga jah, stardist välja läksin kohe, üritasin siukest nagu pikka libisemist teha. Veidi näeb isegi siuke veider välja, pole veidi minulik, aga samas tahtsin proovida, et kuidas oleks niimoodi ja ma tundsin nagu trennis niimoodi päris hästi ennast. Aga jah, alustasin, siin on näha, et tegelikult minu arust nagu täitsa okei tempo on peal, kuigi pulss tagantjärgi vaates ei olnud väga kõrge ja
siin ma juba tulen küll teise ringile, olen seal paremal, seal on näha, et see oranžis mees jõudis mulle järgi ja tegelikult oligi SA ring, ma juba siuke poole ringi peal juba tundsin, et okei, et ta hakkab mulle järgi jõudma ja siis ma veidi juba hoidsingi tagasi, et okei, siis saame koos lõpuni sõita ja loodetavasti tema teeb ülihead sõitu ja kui tema teeb ülihead sõitu, siis ma teen vähemalt hea sõidu ja siin oligi, tegin veel enda sõitu, aga siis kui nüüd ta läks must mööda, siis teine ring oligi see, et lihtsalt hoidsin talle järgi ja suutsin täitsa hästi hoida ja minust nagu teine ring me nagu liikusime täitsa okeilt, aga lõpuks ei olnud ikkagi nii palju, et selles mõttes ma andsin SA ringiga liiga palju ära juba 55 sekundit ja teise ringiga ka siis veel mingi 30 juurde, nii et siit ma tulen lõppu. Ehk siis jah, isegi see lühike klipp, mis ma enne võistlust tegin, ütlesin, et lähen panen täiega. See oli küll plaan mõte, aga ma ei tea, nagu endale jah tagantjärgi veits siuke tunne, et läksin liiga varuga välja, et ma ei mõelnud üldse selle raja profiilile, et see raja profiil on selline, et tegelikult põhimõtteliselt 3 kilomeetrit lähed natuke ülespoole ja siis lõpus on seal nagu viimane kilomeeter on päris tugev tõus, aga siis tuleb päris pikalt aga alla, kus on nagu lauget osa ka, aga kuna see enne seda laskumine, siis tegelikult sa selle lauge osa sõidad päris kiiresti, nagu see oleks mingi sprint. Ja hoidsin natuke liiga palju tagasi, teine ring oli ka, lõpuks oli see, et ma ei tea, kui kiiresti ma oleks üksi sõitnud, aga Lepisto järgi tundus täitsa hea tempo ja ei olnud midagi nagu liiga rasket, et mul ei olnud kordagi siuke tunne, et ma nüüd jään temast maha. Et sellepärast jäigi veits siuke tunne, et oleks SA ring kõvemini pannud ja nagu siukest nagu täis kannatamist ei olnud väga palju, et ma ei tea, kas nagu jah, kui oleks rohkem kannatamist olnud, kas oleks parem tulemus olnud. Tulemuseks siis 48 koht, kaotasin võitjale 1.27, FIS oli päris hea isegi klassika kohta 63, et seal FISiga võis rahule jääda, kaotus, oleks võinud väiksem olla. Ma tegin ka siukse tabeli AI abil, nii et kui selle järgi vaadata kõik klassikavõistlused, mis ma teinud olen, siis on protsentuaalselt kõige madalam kaotus. Et eelmine aasta oli pikem võistlus, sellepärast võis protsent ka kõrgem olla, aga samas 2 aastat tagasi ja 3 aastat tagasi olid need põhimõtteliselt siis ümmarguselt 1% kõrgemad, nii-öelda siis võitja ajaga võrreldes, palju ma kaotasin siis protsent. Ja Facebook oli kõige parem. Üldiselt jah, ma ei olnud nagu mingi super rahul sellega, aga samas arvestades, et ma tundsin, et ma oleks suutnud kiiremini sõita. Ma ei saanud aru, kus mul kaamera läks fookusest välja või mitte. Igatahes mõte oli see, et arvestades seda, et ma tundsin, et tegelikult võib-olla oleks saanud veel paremini sellel rajal teha seda asja, siis vaadates neid protsente, FIS-punkti, on suht okei. Aga ma ei ütle, et ma mingit hullut hästi tegin. Ehk siis praegu siuksed mõtted, lähme järgmisel võistluspäevale, mis oli siis uisu 10 kilomeetrit. Ja nüüd on järgmine päev juba, mul on uisusööndis käimas ja ega tegelikult tänane päev on põhimõtteliselt täpselt sama mis eile, aga ainult selle vahega, et natuke enne 10 ehk enne rea sulgemist käisime suusatestis, vaatasin 2 paari puhul välja, milline parem on ja sellega lähen täna võistlema, nii et siuke väike liigutus hommikusse juurde. Aga täna oli nii palju külmem kui eile, nii et kindluse mõttes tahtsin üle testida. Siis jah, hommikul sai 2 paari vahel valida ja nüüd siis valisin kiirema välja, sellega lähen täna võistluseks, selles mõttes uisk on palju lihtsam, et ei pea pidamist testima. Ja täna on külm, aga tõsiselt ilus ilm, nagu näha. Ja täna ma luban küll, et ma sõidan nii sodi ennast ja ma proovin peaaegu juba SA ringi ennast nii sodi sõita, et ma ei jaksa veel teise lõpuni sõita, aga et ma ei anna SA ringiga nii palju ära. Et see on mu plaan. Nii et vaatame, kuidas see veel tuleb. Tunne on jah pigem okei. Eile ei ole väga väsinud, selg on võib-olla veidi kange, aga muidu päris okei. Nii et davai, let's go võistlusele.
võistlus tehtud. Oi, no täna oli ikka raske. Täna vähemalt sai see eesmärk tehtud, et nii sodi sõita ennast, kui suutsin. Selles mõttes olen rahul. No kui finiši tulin, ma olin ka rahul. Ma andsin endast kõik. Juba kohe algusest peale läksid päris jooga välja. Ja isegi kui viimane ring tõusu peal oli suht kange, siis ma arvan, et ma suutsin päris head nagu tempot hoida. Et tundsin, et jalad olid täiesti laktaati täis, aga sain suht okei toogu hoida. Eks muidugi ideaalist on veits, ideaal kindlasti ei ole, et oleks saanud kindlasti seal kiiremini sõita, aga ma arvan, et tänase päeva kohta okei, kindlasti parem kui eile. Et selles mõttes ma olen rahul. Parim meestan ka ei olnud, Christopher tegi mulle ära mingi, ma ei tea, vist poole peal olime suht võrdsed, aga siis ta teine ring oli natuke kiirem just, et siin Olosel on mul see uisk paremini tulda. Ma arvan, et täna tuli ka paremini. Nüüd jah, selles mõttes ainuke asi, mis ma vaatasin, oli see, et kui ma eile vaatasin pulsi järgi, et ma ei pingutanud nii kõvasti, kui ma oleks võinud, siis tegelikult täna oli ka suht madala pulss. Et ma ei tea, millest see tingitud on. Et muidugi mul on veel see ka ju, et september jäi mul poolikuks ja olin haige. Et ma ei tea, kas see ka mõjutab seda pulssi või mis asi see on? Miks mu pulss nii madal on? Et või siis on see, et me pole veel nii kiireid trenne teinud ja pulss ei lähe veel üles, kuigi siin üks kiire trenn, mis ma tegin, siis ma sain 192. Aga ma ei tea, võib-olla võidi vaatan äkki mingi pulsi või aku läbi või ma ei tea midagi, siis täna näitas 189 pulssa. No see oli ikka väga kõva pingutus. Et selles mõttes on veider. Ehk siis jah, siuksed näitajad, ma arvan, et suures pildis kõik okei. 2 nädalat on nüüd siis Ruganjaga, millega saab paremaks asju teha, saab ka halvemaks teha, nii et eks näis. Seda pulsi asja peab vaatama, aga üldiselt jah, ma arvan, et on okei. Ja võib-olla selle haiguse mõttes ongi see, et mida kaugemale aeg sellest haigust läheb, seda paremaks mul minna võib, nii et vaatame selles mõttes. Aga jah, ma olen sõidan nüüd natuke, suusutan peale, üritan laktaati käest välja saada, sest kui pulss oli madal, siis nii-öelda madal 189, siis laktaati ma olen kindlasti täis ja täna oli pingutus kõva, sest mul juba võistluse ajal tundsin, et pea natuke valutab, nii et selles mõttes on kõik hästi. Äkki ma sõidan ja räägime pärast siis terve nädalavahetuse kokkuvõtte äkki. Nii, võtame kõik kokku nüüd, aga alustame siis sama tabel, mis ma tegin siis klassikadistantsis, tegin ka uisust, et võiti aeg ja palju meil kaotus ja mis see siis protsentuaalselt kaotus on. Et eelmine aasta oli kindlasti kõige parem, et kaotasin ainult 23 sekundit, mis oli siis 1,65%, et selles mõttes selle aasta tulemus kindlasti ei näe hea välja. Kaotus okei, 57 sekundit ei ole ka kõige hullem, 23 minutit, 26 oli võiteaeg, ehk siis suhteliselt samad, mis nad eelmine aastat. Aga ongi, et see on olnud üks hooaja parimaid võistlusi tavaliselt siin Olose uisu 10-st, nii et ma arvan, et me ei ole väga kurb, et see aasta hooaja parim võistlus ei ole Olosel, mis lõpuks tähendab mitte midagi. Ehk jah, seda saab vaadata. Huvitav, miks see aasta uisk halvem oli, kuigi see top 5 oli üldse mingi väga huvitav. Siuksed päris huvitavad nimed olid seal, kellel olid FIS-id halvad ja jah, et siis FIS-punktid siis algasid suht kõrgelt, et siis ma teen ka halva FIS-punkti, mis praegu küll ei ole oluline. Aga jah, vaadata näiteks seda, et ma ei tea, võtta siit kasvõid Pellegrinol kaotsin 13 sekundit. Ma arvan, kui ma igal MK distantsil, mis ma see hooaeg võistlen, kaotan talle 13 sekundit, võib päris okeid tulemused olla. Ja igatahes jah, et kui tahta, siis võib kindlasti arvata, et midagi on nii halvasti, aga samas minust nii hull ei ole, pluss mul on nüüd 2 nädalat aega, pluss olümpiani on veel aega, nii et. Ja siis seda tahtsin ka, et ma tegin keegi sprindist ka selle tabeli ja sprint oli isegi päris tugevalt kõige tugevam sprint, mis ma teinud olen siin Olosel, et protsentuaalselt 3,9% kaotsin võitjale. Olosel Markole ma olen teinud ära ühe korra, mis oli siis 2 aastat tagasi ja kõik ülejäänud korrad, mis ma olen talle kaotanud, siis ma pole nii vähe kaotanud. Ja kui vaadatagi Marko sõita, siis oligi kaotuse poolest oli ka temal kõige parem kaotus, mis tal on siis alates 2019 olnud, et mina lihtsalt varem ei ole võistlet, et Marko kindlasti on ja siis võib olla midagi paremat olnud. Asjad võivad midagi öelda, et lõpuks ei proovi midagi öelda. Rugal on täiesti teine rada, nii distantsis kui sprindis.
ehk siis jah, ma arvan, et ma sain mingid siuksed esimesed vastused kätte, esimesed võistlused on tehtud, ei midagi head kokkuvõtvalt, aga ka midagi nii halba, et nüüd ma ei tea, peaks mõtlema, et mida ma terve suvi tegin. Minu jaoks on see, et mida siit tahta kaasa võtta, et kui ma kellelegi ei meeldi, siis ta kindlasti leiab siit negatiivseid asju, aga mina ise võtan kindlasti need positiivsed asjad kaasa, mis ma natuke üritasingi välja tuua, mis oli tead, mis ma pole klassikas nii vähe kaotanud. Igatahes jah, ma kindlasti tean, et te juba kuulsite neid asju, ma ei pea üle korrutama ja võib-olla läheb juba video pikaks ka, nii et okei, ma ei hakka rohkem pikemaks saama. Ma loodan, et video meeldis, kui meeldis, like, subscribe ja näeme juba nädala pärast. Nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chanel'i kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chanel'i kombe. Valmis jah, tulen nagu soovib käike.